tema siis Kalevi kapten, ründava poolkaitse kohal, kui juba Tarkus andis avavile, ehk siis Tartu Kalevit esindanud, nüüd on otsaga Kalevis ja vaatame, kuhu siis Küti pikk out läheb, muidugi karistusalasse oli ka jätk, aga arvepidamine ei valeta, on see Kalevi teine ja päris ohtlik, värava peale keris see pall, Pangura ka seal pakub. Saab Pangura palli, püsib jalul ka, Tsender tuus, pall on lahti, löök ja Elva läheb 59. minutil Artur Feenini väravast juhtima. No pikalt otsiti ja väga väärtuslik värav. Eelmine Okoro nurgalöök läks üle otsajoone, nüüd on sisse keriv ja pole üldse paha, Peramets pidi rusikatega sekkuma. Pall veab alt. Aga leitakse Kruusla ja see on ohtlik! Ja 82. minutil Kalev viigistab ja nende suurim väravakütt, ei keegi muu kui Gregor Kruusla, seab jalule viigi ja kas tõesti ootab meid ees lisaaeg. No nauditav on olnud see tänane Vuti õhtu. Mida on sellel veel pakkuda, eks ole, näha siit, oi. Oleks peaaegu Kalev omale löönud, aga nüüd seal rohesärgid ees ja nüüd jälle Kruusla! Kruusla, oi, siin suundub rünnakule Karasjov. Kruusla ei suuda jälle ära lüüa, no kuidas see võimalik on 90. minutil. Vasakul tiival. Pangura pikk out, selle saab Kütt endale ja tuleb Andre Paju 3. üleminutil. Ja lööb Elva 2-1 ette. Oi. Kui ise ära ei löö, lüüakse sulle. Ja tundub, et sellega lööb Paju Elva edasi. Ja milline dramaatiline lõpp siia. Äkki veel tekib Kalevil ka midagi. Ei teki, Tarkus vilistab mängu lõppenuks. Elva võidab 3. üleminuti väravast Tartu Kalevit. Elva ründaja Andre Paju. Täna põnev karikamäng siin Ülenurmel 2-1 Tartu Kalevi vastu. Kui raske üldse sellisel väljakul täna mängida oli? Alustame sellest ehk. Ma arvan, seda peab küsima nendelt, kes alustasid, et ei väljak selles mõttes oli nagu suur veelomp, et siin oli näha, et pall jäi igal pool seisma, et kindlasti on raske, et siin väga sellist jalgpalli mängida ei saa, et tuleb lihtsalt sellist pikemat palli taguda ja siis võitlust teha. No vastastel oli 2 oivalist võimalust enne sinu võiduväravat. Kas süda jättis löögi ka vahele emma-kumma olukorra puhul, kui Kruusla ei suutnud realiseerida? Otseselt vahele midagi süda jätnud, et me teame, et meil on väga hea väravaht taga, et ta suudab meid päästa, aga loomulikult oli meil õnne ka seal, et ära ei löödud, aga siin oligi täpselt see jalgpalli tõde, et kui ise ei löö, lüüakse sulle, et tuli kohe vastu viimasel minutil ja et võit on meie, see on kõige tähtsam. Ja ikkagi karikas edenemine on ju ka väga oluline teie jaoks. Ja loomulikult tahame ju igal pool võita, et nii liigas kui karikas, et loodetavasti karikas jõuame ka kaugele. No räägi oma võiduväravast ka, kumba rohkem kiidad, kas Pangurat või Kütti? Ma arvan mõlemat, et Panguralt väga hea pall, Kütilt väga hea sööt mulle, ütles veel pärast, et ta nägigi mind, et ta teadis, et ma olen seal, nii et väga hästi õnnestunud kombinatsioon. No järgmisena teil karikas Tallinna Leegion, mida sellest oodata võib kodumäng teil ikkagi? Ikkagi tuttav vastane ka? Tuttav vastane kindlasti, aga ma arvan, et see mäng on veel nii kaugel, et selle peale veel ei mõtle, et siin laupäeval on palju tähtsam mäng tulemas Velka vastu, et nüüd on täielikult fookus seal. Kas võib seda positiivse külje alt vaadata, et täna mäng lisaajale ei läinud, vaadates, et laupäeval juba järgmine ja väga oluline mäng Velkoga? Absoluutselt, et siin sellisel väljakul veel, kui oleks pidanud siin 120 minutit mängima, et kindlasti see oleks jätnud laupäevaks väikese jälje, aga vähemalt saime oma töö ilusasti tehtud siin. Aitäh sulle, Andre, edu! Ja Ats Toomsalu ka. Kalevi poolelt kohe
jõuab meieni. Et täna sa võid isegi natuke lähemale tulla, 1-2 kaotus Elvalt. Võib-olla räägi esmased emotsioonid ära, kindlasti oled sa väga-väga löödud. Kindlasti löödud, et tegelikult teist korda Elva vastu juba siuke kaotas viimastel minutitel ja eks ole, nii kui ise ära ei löö, siis lüüaks sulle ära ja täpselt see kehtis täna. Ehk siis pigem ikkagi jäi puudu realiseerimisest, eriti lõpus Kruusla 2 väga oivalise olukorra puhul. Täpselt nii, aga Kruus on hea mängija ja juhtub ikka. No, eeldatavasti te valmistusite mänguks natuke teistmoodi, kui see mäng täna välja nägi, kui palju see väljak ja kui palju see ilm teie mängu pilti mõjutas? Tegelikult eelmine aasta siin või kevade poole just mängisime Kuressaarega täpselt sarnase mängu, et ei olnud nii uus ja ise ka siin murul treeninud vihmaga, et ma arvan, et meil oli mingi eelis selles mõttes olemas ja minu arust me olime palliga kohati tegelikult paremad ka. Tekitasime rohkem võimalusi mingitel hetkedel maast palliga ja maast mänguga ja tegelikult nõelasime päris hästi pikkade ka lõpus eriti. Ehk siis ikkagi saab mänguga üldjoontes rahule jääda täna? Kindlasti andsime väga kõva lahingu esiliiga tiimile ja ikkagi kehtib plaan tõusta see aasta esiliigasse meil ka. No teie plaanil seisab ees Maardu linnameeskond, kellega laupäeval mängite, mida sellest mängust oodata võib? Kindlasti, kui siin ilm ka sarnane on, siis tuleb väga kõva lahing ja ma arvan, et korralik matš ja kõik Ülenurme staadionil. Aitäh sulle, Ats, edu!